Kuni tänaseni on inimesed jõudnud tegelikult vaid väga väikese osani maa sisemusest. Tegelikult on kõige sügavam puurauk, mille oleme teinud, vaid veidi üle 12 kilomeetri sügav. See tundub küll väga sügav, kuid isegi see ei ole veel maakooreni jõudnud. See tähendab, et isegi kõige sügavam inimeste tehtud auk on justkui väike kriimustus selle tohutu suure planeedi pinnal. Ja neile, kes ei tea, meie maa koosneb 4 põhikihist. Oor, vahevöö, välimine tuum ja sisemine tuum. Sisemine tuum on planeedi kõige keskmes. Ja kui sa üritaksid kaevata, et jõuda sisemise tuumani, peaksid sa kaevama umbes 6371 kilomeetri sügavusele. Aga see on peaaegu võimatu, sest mida sügavamale sa lähed, seda kõrgemaks muutuvad temperatuur ja rõhk. Seetõttu on veelgi raskem säilitada valgust, õhku, sidet ja korralikke seadmeid. Ka üks väike viga võib põhjustada selle, et sa ei pääse enam pinnale tagasi. Ja selles videos arutame 10 maailma kõige sügavamat ja ohtlikumat kohta, mida inimesed on püüdnud uurida lihtsate vahendite, kaasaegsete robotite, allveelaevade ja võimsate puurimismasinate abil. Alustame siis. Number 10. Kõige sügavam käsitsi kaevatud kaev. Woodingtonis Inglismaal on kaev, mis ulatub peaaegu 392 meetri sügavusele. Selle kaevamist alustati 1858 aastal, et varustada veega töömaja, kus tol ajal elasid ja töötasid vaesed inimesed. Nad arvasid, et jõuavad kiiresti põhjaveeni, kuid nad kaevasid pidevalt läbi paksu ja kuiva kriidi. Nad töötasid peaaegu 4 aastat, kasutades ainult labidaid, kirkasid, köisi ja ämbritega. Töölised lasti alla kitsasse auku, välja kaevatud muld ja kivid tõmmati üles. 16. märtsil 1862 jõudsid nad lõpuks veeni. Innessi rekordiraamatu andmetel ulatus Woodington Well 391,6 meetrini. See on siiani sügavaim käsitsi kaevatud kaev. See on isegi sügavam kui Eiffeli torni kõrgus. Kuid selle loo kõige olulisem osa ei ole ainult selle sügavus. See tehti enne, kui kaasaegsed puurimismasinad olemas olid. See tähendab, et iga meetrit sellest kaevust kaevasid inimesed, kes tuginesid ainult oma keha jõule ja lihtsatele tööriistadele. 9. Robotmissioon El Zacatonis. Tamaulipases Mehhikos on suur veega täidetud karstilehter, mida kutsutakse El Zacatoniks. Pealt vaadates näeb see välja nagu ümmargune järv, mida ümbritsevad taimed. Kuid selle tumedate vette all on peaaegu vertikaalne auk, mis ulatub üle 300 meetri sügavusele. 1994 aastal üritasid koopasukeldujad Jim Bowden ja Shek Exley seda uurida. Bowden jõudis 281 meetri sügavusele, enne kui ta tagasi pöördus, kuid Exley suri sukeldumise ajal. Ta tegi oma iseseisva sukeldumise. Tema surma täpne põhjus pole täielikult tõestatud. On selge, et äärmuslikult sügav sukeldumine on väga ohtlik, sest võib tekkida probleeme hingamisgaasi, rõhu, mõtlemise ja varustusega. Kuna sügavamad osad pole enam inimesele ohutud, kasutas NASA rahastatud meeskond 2007 aastal autonoomset robotit nimega Deep Depth X. Seda ei pea iga sekund pinnalt juhtima. See suudab ise kaarti koostada, takistustest mööda minna ja vee all olles proove koguda. Robot jõudis põhjani, mis asub veepinnast 315 kuni 320 meetri sügavusel. Missioon leidis veest ja sinkaugu seintelt ka mikroorganisme. Selline robot on NASA jaoks oluline, sest nad saavad seda kasutada kohtade uurimiseks, kus pole signaali ja kuhu inimene ei pääse. El Zacaton oli ka katsetuspaigaks tehnoloogiatele, mida võib tulevikus kasutada maailmades, kus paksu jää all on hirmuäratav vesi. 8. Rani kuristiku, põhjatu mõistatus. Tšehhi Vabariigis on keset metsa üks tavalise välimusega tiik, kuid selle all on Rani kuristik, maailma kõige sügavam otse mõõdetud magevee koobas. See ei tekkinud ainult vihmaveest, mis pinnalt alla voolas. Uuringute kohaselt tekkis suur osa sellest tänu kuumale ja happelisele veele, mis pärineb maa sügavustest. Vesi sulatas järk-järgult lubjakivi, kuni koobas muutus sügavamaks ja suuremaks. Seda on väga raske uurida, vesi on kuum ja mineraalide rikas. Mõnes piirkonnas on ka kõrge süsihappegaasi kontsentratsioon ning nähtavus muutub sügavamale minnes veelgi kehvemaks. 2016 aastal lasti koopasse kaugjuhitav allveerobot. See jõudis 404 meetri sügavusele veepinnast. Kui arvestada ka ülemist kuiva osa, ulatus kogu mõõdetud sügavus 473,5 meetrini.
kuid põhja ei leitud. Seetõttu mõõdeti koobast uuesti 2022 aastal ning seekord jõuti 519,5 meetri sügavuseni. See ei ole veel kogu koopa sügavus. Võimalik, et see on tegelikult veelgi sügavam kui praegune mõõdetud sügavus. Mida sügavamale laskutakse, seda raskem on teadlastel kasutada kaableid, sonarit, roboteid ja sukeldumisvarustust. Number 7. Teani sinise augu tume sügavik. Bahama saartel Long Islandil asub Teani sinine auk. Selle serval on madal ja selge türkiis sinine vesi. Kuid vaid mõne meetri kaugusel kaldast kaob äkitselt valge merepõhi. Selles kohas algab peaaegu vertikaalne auk, mis ulatub 200 meetri sügavusele. Koopasukelduja Jim King jõudis selle põhjani juba 1992 aastal. Seega on vale väide, et ükski inimene pole põhja näinud. Dean's Blue Hole on tuntud ka kui treening- ja võistluspaik maailma parimate vabasukeldujate seas. Vabasukeldumises hingab sportlane vaid korra sisse. Ta laskub köie abil, kasutades seda juhisena, ja peab seejärel pinnale tagasi jõudma enne, kui tema kehas olev hapnik täielikult otsa saab. Mida sügavamale ta läheb, seda rohkem surub rõhk kopsudes oleva õhu kokku. Kuid enamasti on kõige ohtlikum osa just pinnale tõusmine. Pinnale lähenedes võib sukelduja ootamatult peadvuse kaotada hapniku puuduse tõttu. Seda nimetatakse madalvee teadvuse kaotuseks. Sellepärast on professionaalsetel võistlustel olemas turvasukeldujad, meditsiinimeeskond ja ranged reeglid. Võistlussukelduja Nicolas Mebuli suri 2013 aastal Dean's Blue Hole'is pärast rekordikatset. See näitab, et isegi kui sukelduja on kogenud ja tal on turvameeskond, on liiga sügavale sukeldumisel siiski tõeline oht olemas. See ei ole ka enam maailma kõige sügavam sinine auk, sest teistes riikides on mõõdetud veelgi sügavamaid. Siiski on see endiselt üks kuulsamaid, sest sügav auk asub otse madala rannavee kõrval. Pealtpoolt paistab vesi ohutu ja vaikne, kuid selle all on 202 meetrit pimedust, survet ja piiratud aeg, et elusalt tagasi tulla. Number 6. 2 kilomeetri sügavune Grubeera koobas. Lääne-Kaukaasias, piirkonnas, mida enamik maailmast tunneb kui osa Gruusiast, asub Grubeera koobas. Seda nimetatakse ka Voronja koopaks. Väikesest sissepääsust mäest laskub koobas peaaegu 2200 meetrit. See on nagu peita maa alla peaaegu 7 Eiffeli torni. See ei ole sirgauk. See koosneb järskudest šahtidest, kitsastest käikudest, maa-alusest jõest ja osadest, mis on täielikult veega täidetud. Seetõttu ei ole võimalik kogu koobast ühe päevaga läbi uurida. Ekspeditsioonimeeskonnad rajavad laagreid erinevatele sügavustele ja paigaldavad pikkasid köisi vertikaalsetesse osadesse. Mida sügavamale minnakse, seda raskemaks muutub suhtlemine ning toidu, hapnikuballoonide, sukeldumisvarustuse ja muude varustuste kohale toomine. Kui keegi saab vigastada kõige sügavamas osas, võib tema väljatoomine võtta mitu päeva aega. 2012 aastal sukeldus Ukraina koopasukelduja Gennadi Samokin terminaalsesse sifooni nimega Two Captains. See sifoon on täielikult veega täitunud käik. Seal pole õhuruumi, kus hingata. Seega tuleb kasutada koopasukendumise varustust. Samokin laskus selles käigus 52 meetri sügavusele. Selle tulemusena registreeriti koopas ligikaudu 2197 meetri sügavus. Mõne aasta jooksul tunnustati Grubeerat kui maailma kõige sügavamalt uuritud koobast. Hiljem ületas selle lähedal asuv Verjovtšina koobas. Kuigi mõlemad koopasüsteemi mõõdetakse ja uuritakse jätkuvalt, ei ole Grubeera kõige ohtlikum osa ainult selle sügavus. Seal on ka üleujutused, külm vesi, kivivaringsed, kitsad läbipääsud ja võimalus, et varustus võib puruneda, olles samal ajal pinnast väga kaugel. Selle all ei ole kiiret päästet. Iga uurija peab lootma oma väljaõppele, kaaslastele ja varustusele, mille ta kaasa võtab. Grubeera koobas on tõestus sellest, et meie planeedi all on endiselt suuri alasid, mida me täielikult ei mõista. Ja vaid mõne kilomeetri kaugusel siit on veel üks koobas, mis on sügavam ja ohtlikum. Järgmine paik meie edetabelis. Number 5. Maailma sügavaim teadolev koobas. Araabikas Lääne-Kaukaasias asub Relo Verjovtšina koobas. See asub Abhaasias, piirkonnas, mis eraldus Gruusiast, kuid mida enamik maailma riike peab endiselt Gruusia osaks. 2018. aasta märtsis korraldas Vene koopauurijate rühm 12-päevase ekspeditsiooni, et mõõta selle kõige sügavamat osa. Nad jõudsid sissepääsust 2212 meetri sügavusele.
Seetõttu ületas see Grubera koopas püstitatud varasema rekordi ja tunnistati maailma kõige sügavamaks otse uuritud koopaks. See ei ole sirge auk. Uurijad pidid läbima järgmise vertikaalse šahti, kitsaid käike, libedaid, ohtlikke kive, maa-aluse jõe ja osi, kus inimese keha vaevu läbi mahub. Nad kasutavad fikseeritud kõisi, et laskuda järskudest kohtadest alla. Kui kõis on valesti kinnitatud või varustus puruneb, ei ole lihtsat viisi tagasi pinnale pääsemiseks. Nad rajavad ka ajutisi laagreid erinevatele sügavustele, sest kogu teekond võib võtta mitu päeva. Kõik toidud, valgustid, patareid, riided, ravimid, köied ja sidevahendid tuleb neid sissepääsust kaasa võtta. Mida sügavamale minnakse, seda külmemaks muutub õhk ja vesi. Ümbrus on alati märg, sest õhuniiskus on väga kõrge. Priiete ja magamiskoti kuivatamine on raske, seetõttu kaotab keha kiiresti soojust, kui kaitseriietus pole korralik. Samuti on suur ootamatu üleujutuse oht. Kui mäe pealt sajab tugevalt rihma või lumi sulab, võib koopasse tungida palju vett ja maa-alune jõgi võib kiiresti tõusta. 2018. aasta septembris tabas ekspeditsioonimeeskonda Vrelo Verjovkina koopas tugev üleujutus. Üks uurija hukkus, kuna ei jõudnud õigel ajal välja. See näitas, et isegi kui eksperdid teavad marsruuti, võib koobas muutuda vaid mõne tunniga. Kui keegi saab kõige sügavamal vigastada, ei pääse sinna ei helikopter ega ükski sõiduk. Patsient tuleb kitsastest käikudest läbi kanda ja tõsta üle 2 kilomeetri pikkuste kõite abil üles. Päästemeeskonnal võib see võtta mitu päeva või isegi nädalaid. Siiani on Verjovkina endiselt teadaolevalt kõige sügavam koobas, kuid see ei tähenda, et seda oleks täielikult uuritud. Võimalik, et on veel kitsaid või vee all asuvaid käike, kuhu inimene pole veel jõudnud. Neljandaks, maailmas sügavaim kullakaevandus. Lõuna-Aafrikas Carletonvilli lähedal asub Emponen kullakaevandus. See on maailma kõige sügavam töötav kaevandus. Selle kaevanduse kõige sügavam infrastruktuur ulatub peaaegu 4 kilomeetrini maapinnast. See on sügavam kui paljude mägede kõrgus. Kuid selle asemel, et ülespoole liikuda, laskuvad töötajad maa alla. Oma tööalale jõudmine ei piirdu ühe lihtsa liftisõiduga. Kaevurid peavad kasutama järjestikku lifte, maa-alust rongi ja muid transpordivahendeid. Nende tööle jõudmine võib võtta üle tunni aja juba enne töö alustamist. Mida sügavamale minnakse, seda kuumemaks lähevad tunnelit ümbritsevad kivimid. Kõige sügavama osa kivimi loomulik temperatuur võib ulatuda üle 60 kraadi Celsiuse. Inimene ei suuda sellise kuumusega kaua töötada. Seetõttu kasutab kaevandus suuri jahutus- ja ventilatsioonisüsteeme. Nad saadavad külma õhku ja jahutatud vett maa alla. Suured ventilaatorid eemaldavad tunnelitest kuumuse, tolmu, suitsu ja ohtlikud gaasid. Kui jahutussüsteem peatub, muutub koht kiiresti ohtlikuks kuumuse ja halva õhu tõttu. Samuti ei ole kõik kivimid, mis sisaldavad kulda, paksud. Mõnes kohas on kulda sisaldava kivimikihi paksus alla 1 meetri. Kaevurid peavad seda järgima kitsastes tunnelites ja purustama palju kive, et saada natuke kulda. Lõhkeaineid kasutatakse kõva kivimi purustamiseks. Seejärel kogutakse maag ja viiakse pinnale töötlemiseks. Üks suurimaid ohte kaevandamisel on kivipurustus ehk rockburst. Tugeva surve tõttu maa all võib kivi ootamatult lõheneda ja tunneliseintelt lahti paiskuda, justkui oleks toimunud plahvatus. Kaevandamise ja kivimi loomuliku liikumise tõttu võivad tekkida ka väikesed maavärinad. Seetõttu kasutavad nad terasvõrku, betooni, kivipolte, seismilisi sensoreid ja seireseadmeid, et teada saada, milline osa võib kokku variseda. Allpool on ka hädaolukorra varjendid. Siin saavad töötajad varjuda tulekahju, varingu või ventilatsiooniprobleemide korral, kuni päästemeeskond saabub. Lõuna-Aafrikas on tõsine probleem illegaalsete kaevuritega, keda kutsutakse samadeks. Mõned neist sisenevad mahajäetud kaevandustesse, et võtta sealt alles jäänud kulda. Nad võivad maa all viibida nädalaid või kuid ilma nõuetekohase ventilatsioonita, ohutusvarustuse ja meditsiinilise abita. Kuid väide, et Ponengi kõige sügavamates töötavates tasandites on püsiv maa-alune linn, kus elab tuhandeid illegaalkaevureid, ei ole õige. Ponengi eripära seisneb selles, kui suur inseneritöö on vajalik selle töös hoidmiseks. Peaaegu 4 kilomeetrit maa all tuleb kontrollida soojust, õhku, vett,
rõhku, elektrit ja kivimite liikumist. kui mõni oluline süsteem üles ütleb, võib koht, kus inimesed iga päev töötavad, kiiresti muutuda elamiskõlbmatuks. Number 3. Teine sügavaim ookeani süvik. Lõuna-Vaikse ookeani piirkonnas Tonga lähedal ja Uus-Meremaast põhja pool asub Tonga süvik. See tekkis 2 tektoonilise laama piiril. Siin vajub Vaikse ookeani laam aeglaselt naaberlaama alla. Selle kõige sügavaimat osa nimetatakse Horizon Deepiks. 2019. aastal kasutas Five Deeps Expedition kaasaegset solarit selle mõõtmiseks. Selgus, et see ulatub umbes 10 820 meetri sügavusele merepõhjas. See on sügavuselt peine pärast Mariana süviku Challenger Deepi. Sellisel sügavusel ei jõua enam päikesevalgus. Vesi on peaaegu külmumispunkti lähedal ja rõhk on üle 1000 korra tugevam kui pinnal. Inimese keha ei upu ega purune niisama lihtsalt, sest enamik sellest koosneb veest. Kuid õhku sisaldavad kehaosad, nagu kopsud ja kõrvad, on tugevalt mõjutatud. Tavaline allveelaev võib kohe hävida, kui see pole spetsiaalselt ehitatud. 2019. aastal jõudis Viktor Veskovo Horizon Deepi merepõhja, kasutades allveelaeva Limiting Factor. Tema laskumine kestis peaaegu 2,5 tundi. Põhja jõudes liikus ta mudasel merepõhjal ringi ja proovis võtta kiviproove. Kui ta seal oli, tekkis probleem ühe välise akuga, kuid tema tugev titaanist kamber jäi turvaliseks ja ta jõudis tagasi pinnale. Puudub usaldusväärne allikas, mis toetaks väidet, et 2022 aastal registreeriti Tonga süvikus salapärane heli, mida teadlased ei suutnud tuvastada. Sügavates ookeanides kasutatakse tõepoolest hüdrofone, et kuulata vaalade, maavärinate, laevade ja teiste looduslike nähtuste helisid. Kuid allikas mainitud seletamatut salvestist ei saa kinnitada MBR-i avaldatud uurimistöö põhjal. Tonga süvik ei vaja välja mõeldud müsteeriume, et olla erakordne. Selle kohal on peaaegu 11 kilomeetrit vett ja vaid vähesed on seda kohta otseselt näinud. Number 2. Kõige sügavam punkt seal. Lääne-Vaikse ookeani piirkonnas Mariana saarte lähedal asub Mariana süvik. Selle kõige sügavam osa on tuntud kui Challengeri süvik. Kaasaegsete mõõtmiste kohaselt ulatub see umbes 10 935 meetrini merepinnast allpool, väikese varuga, kuna sellistes tingimustes on täpse sügavuse määramine keeruline. Kui Mount Everest sinna põhja asetada, oleks mäe tipp ikkagi üle 2 kilomeetri vee all. Põhjas on temperatuur peaaegu jäätumiseni madal ja seal pole enam üldse päikesevalgust. Rõhk on üle 1000 korra suurem kui pinnal. Iga väiksemgi osa allveelaevast peab taluma peaaegu 11 kilomeetri veeraskust enda kohal. 1960. Aastal oli Jacques Piccard ja Don Walsh esimesed inimesed, kes jõudsid Challengeri süvikusse Trieste patiskafiga. Nende laskumine kestis peaaegu 5 tundi. Nad viibisid merepõhjas vaid umbes 20 minutit enne, kui hakkasid tagasi tõusma. 2012 aastal oli filmitegija James Cameron esimene inimene, kes laskus sinna üksinda Deep Sea Challengeriga. Kuid väide, et ainult 3 inimest on jõudnud Challengeri süvikusse, on vale. Alates 2019. aastast on Limiting Factoriga tehtud palju edukaid sukeldumisi. Nende hulgas, kes on sinna laskunud, on olnud maadeavastajad, teadlased, astronaudid ja teised reisijad. 2022. aastal sai okeanograaf Don Wrightist 27 inimene, kes sinna jõudis. Kuigi merepõhi tundub tühi, leidub seal siiski elu. Robootilised missioonid on avastanud seal merikurke, väikseid koorikloomi, usse ja mikroorganisme, kes suudavad elada äärmise surve all. Need organismid sõltuvad niinimetatud merelumest, surnud taimede, loomade ja orgaanilise aine väikestest osakestest, mis aeglaselt langevad merepõhja kõrgematest kihtidest. Kõige sügavamates ookeani osades on leitud plastijäätmeid ja muud inimtekkelist prügi. See näitab, et isegi koht, mis on peaaegu 11 kilomeetrit sügav, on endiselt mõjutatud inimtegevusest. Number 1. Sügavaim kunagi puuritud auk. Oola poolsaarel loode Venemaal on vana betoonplatvormi sees väike rauast gaas. See näeb välja nagu tavaline gaas, kuid selle all asub Koola ülisügav puurauk. See on kõige sügavam vertikaalne auk, mille inimene on kunagi teinud. Nõukogude Liit alustas selle puurimist 1970 aastal. Nad ei otsinud naftat ega kulda. Nende eesmärk oli võtta otse proove ja paremini mõista maakooriku koostist.
1989 aastaks jõudis selle kõige sügavam osa 12 262 meetrini. See on sügavam kui Challengeri süvik, aga auk oli väga kitsas. Selle läbimõõt oli vaid umbes 23 sentimeetrit. See on osa sellest. Ükski inimene ei ole sinna alla läinud. Ainult puuriterad ja teaduslikud instrumendid on põhja jõudnud. Seetõttu ei ole ka õige nimetada seda kõige sügavamaks kohaks, kuhu inimene ise on jõudnud. See on kõige sügavam koht, kuhu puurimistehnoloogiaga on jõutud. Mida sügavamale puur jõudis, seda raskemaks töö muutus. Iga kord, kui puuriterasid tuli vahetada, tuli eemandada väga pikk puurtoru. Kui varustus all puruneb, võib mitme kuu töö raisku minna. Üks suurimaid üllatusi oli temperatuur. Teadlased ootasid, et temperatuur jõuab vaid umbes 100 kraadini Celsiuse järgi. Kuid kõige sügavamas osas ulatus see umbes 180 kraadini Celsiuse järgi. Tänu äärmuslikule kuumusele ja survele muutus kivi pehmemaks ja raskemini juhitavaks. Puurimisseadmed purunesid ja jäid korduvalt kinni. Pole tõsi, et kõik puuriterad sulasid sõna otseses mõttes ära. Tõeline probleem oli see, et neid ei olnud enam võimalik kasutada. Võimalus, et seadmed töötaksid korralikult ja kaua sellise kuumuse ning liikuva kivimi tingimustes oli väga väike. Projekti käigus avastati veel teisigi olulisi asju. Teadlased ei leidnud graniidi alt toodatud selget basaltikihti. See näitas, et seismiliste lainete muutused võivad olla põhjustatud kivimi seisundi muutumisest, mitte ainult kivimi liigi vahetumisest. Nad leidsid ka mineraliseerunud vett sügavatest kivimite pragudest. See võis tekkida mineraalidest, mis vabastasid vesinikku ja lämmastikku ning hapnikku tugeva surve all. Leiti ka mikroskoopilisi kivistisi iidsetest mereorganismidest kivimiproovides, mis pärinesid mitme kilomeetri sügavuselt. Kuid need on fossiilid, mitte elusorganismid, kes elavad puuraugu all. Levis ka lugu, et teadlane kuulis maa alt väidetavalt karjeid. Legendide kohaselt lasid nad mikrofoni alla ja salvestasid põrgu kannatavate inimeste hääli. See ei ole tõsi. Puudub teaduslik tõend, et oleks mikrofoni alla lastud ja sellist salvestist tehtud. See heli on lihtsalt osa valast pettusest, mis levis raadios, televisioonis ja hiljem ka internetis. Sügav puurimine peatati 1990. alguses liigse kuumuse, tehniliste probleemide ja rahastuse kadumise tõttu pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Hiljem suleti ja jäeti see koht hooletusse. Siiani on puurauk veel kaetud, kuid isegi kui see ulatus üle 12 kilomeetri sügavusele, on see kogu planeedi jaoks vaid väike kriimustus. Mandrilise maakoore all asub veel mantel, mis ulatub peaaegu 3000 kilomeetri sügavusele. Sellest veel sügavamal on välimine ja sisemine tuum. See tähendab, et meil pole peaaegu ühtegi otsest proovi maa sisemuse enamikust osast. Selles nimekirjas olevad koopad, kaevandused, süvikud ja puuraugud on inimese jaoks väga sügavad. Aga kui võrrelda kogu planeediga, oleme alles kõige pealmisel kihil. Teadlased suudavad maa sisemust mõõta seismiliste lainete, gravitatsiooni, magnetväljade ja matemaatiliste mudelite abil. Kuid me pole seda veel otseselt näinud. Iga päev kõnnime me planeedi pinnal, mille all peitub tohutu maailm. See on kuum, liikuv ja peaaegu ükski inimeste loodud asi pole sinna jõudnud.